piletid. Kuhu siis? Päris on ilmast. Nii. Haaland. Okei. Ei ole tagasi. See üks on kaart. Vaadanud see. Filmi nimi või? Pileti pealt vaatan, näed. Meil on see Uhuu-tuur. Ühe otsa pilet on ainult, ma vaatan. Uhuu-tuur, jah. Väikest viisi nagu see laisemat inimest Uhuu-tuur. Kuule, aga ma sain pileti, aga ID-kaarti ei saanudki. Seda tahab veel. No tahaks tagasi ka tulla. Praegu on veel näod rõõmsad. Kell on, mis ta siin on? Kell on 5 minuti pärast 4:30. Nii tuulib, millised on esimesed muljed Ahvenamaast. Pole ju kohale jõudnud. Ei ole. Tuulil ei ole kohale jõudnud, me oleme Ahvenamaal. Kuidas sul? Päev algab varem siin. No nii, siit avaneb esimene vaade Ahvenamaale. Kohe peaks paat sadamasse jõudma. Praegu vastu võtnud veidi vihma silmaga, aga me oleme sellegi poolest suurest lootusest. Tuju on veel üleval. Läheb üle, sest YR.no koduleht andis ikkagi sellise prognoosi, et läheb täiesti soojaks. Mul tundub, Viktor, et sa ei tea, mis veel tulemas on. See on kõik siin köki-möki. Mina arvan seda, et mis ka ei tuleks, täna peab olema vastik. Kui juba saame märjaks, siis olgu ka 100 kilomeetrit vähemalt koos tõusudega. Kuidas Siim siin nägu nalja täis veel. Poole tunni pärast, kui me oleme sõitnud siin vihmast, siis Siim enam ei naera. Kuidas Tanel Grupi juht siin, liider, usaldab meil bookinghouse.com-i. Absoluutselt. Tähesti, see võttis mul kõhu alt õõnsaks, kui ma seda kuulsin. Valged linal ei mingit kontrolli. Mingisuguses kuradi neetud Mägikülas. Vaatan, üks suur tõus jälle tuleb. Poisid, tüdrukud. Tügerdavad jah siin, kurat. Lasesin normaalsel inimesel üldse liigelda. Mis see koht see nüüd on, jõgi või järv või meri? Tanel, kuidas olukorda kommenteerid? On see järv, jõgi või meri? Meri? Jaa, me oleme ühe saare pealt teise saare peale praegu. Millise saare pealt ja millise saare peale me läheme? Püksi teinud või? Issand. Oleme jõudmas Kasteholmi lossini. Lossi tänavad praegu minna siin. Kahjuks ei ole seal kaameralist spidomeetrit peal. Muidu tunne, et 70 on rauas. Hetkel muljed siis Ahvenamaal sellised, et on 2 tundi lakkamatult sadanud. Jah, on mõni kuiv koht oli hea, näitab. See annab lootust. Jah. See on ikka mägine. Nii kui ütlema, ilmi kui tõmbad kõhu sisse. Tõmba sisse, jah. Nüüd tõmba sisse. Kuule, Siim. Seltsid võtta päästerõngad kaasa. Selle seina taga. Teatavasti oli tol ajal, kui need kahurid siia paigaldati, kuulus Soome põhimõtteliselt, ta ei kuulnud päris Venemaa alla, ta oli ka Aleksander III oli head suhted. Tol ajal siin oli just nagu pigem nagu kurjati Rootsi mingi üle. Aleksander III oli jälle vabanenud. Peale seisata Helsingis Aleksander III ühendused mäletud. Ja need kahurid siin oli pandud just selleks, et kui laev lähenes, kahurid hävitasid. Noh, omad tulid alles väntavad, ma juba ammu päevitasin. Juba kala ka. Toiduvaene see, et kalad saavad kohe.
teel Mariahamni suunas. Võetasime praegu selle silla. Veel 10 aastat tagasi seda silda eksisteerinud. Siin kahe selle jääkalda vahel sõitis praam. Vaade on muinasjutuline. Taolist olema näinud ainult taolist. Selge. Vaade on suurepärane. Sellise vaate eest oleks nüüd ka 20 eurot maksma. 20 eurot, siis peaks torn on mitu korda kõrgem olema. Mingid vannid on siin ümberringi. See kohvikust tulime siin all. Päris pisik. Mida sa ütled kogu selle jama peale, mis on siin korraldused praegu? Viimased 3 tundi oli täielik kuidagi põrgu. Põlved rageisid. Kett viskas juba üle. Mootor meetris siis olema. Esimene kumm on katki. Mis tunded sind praegu valdavad? Ma olen hetkel täielikus frustratsioonis ja sellepärast, et on täiesti uus ratas. Uus ratas hakkas praeguse matka lõpuks juba plõksima. Esiteks keskjooks hakkasi tõsted raksud kostma. Teiseks, see on maastikuratas, maastikukumm. Kas sa tead, mis selle augu sinna tegi? Neetud okas, mitte nael, mitte klaasikil, aga mingisugune okas. Ma kujuta ette, see võis olla mingi siili okas. Siin oli see varblane korra peale. Siili 101. okas. Uskumatu. Ja no tõss. Täitsa tõss. Ja on päris kõvad. Ta on väga vana kummu ka. Saate ise võtta. Pump. Oi, pääs. Mul oli see põlve ära või väljas. Võtigi kummi. Me teeme siia. Rõgla saar paistab siit, jah? Siin on väga rahul oleva näoga. Magasid hästi? Nagu lapse. Tee järgi vaadates. Nii jõudsime siia mingi kummalise foori taha. Tundub, et paat pani üle tee. Päris väsin seal on tuli. Autos tuleb taali. Juhtus selline asi, et sattusime kuhugi linna. Ja siin on üks. Siit saab väga sitta kohvi. Jõudsime siis palju räägitud söögikohta, mida kõik internetiportaalid soovitavad. Kui 7 pöialpoissi tuleb siit. Siin on jah. Tuuli vana maiasmakk. Lojani. Languse terviseks. Kuradi hea külm õlu. Metsatukk. Äkki kogu sissepõikaid igasse külla? Kus me oleme praegu? Ma arvan, et pigem mingid sissepõikid siin külla. Siin. Ja kuhu me tahame jõuda? Täna nagu siia. Ja lõpuks peame siia jõudma. Ma mõtleme, mis teed me tulime seda rohelist? Võib-olla siit. Kui me siit üle võtta. Saab praamiga.
mingisugusesse kaluri külla. tule siia poole. Pikkus järjekorras pole. Kommenteerima pingutusi. Kõige väsinum mees grupis. Mõelda massist eraldunud. Sats, mis väga huvitavas koht. Tervassein. Paljud täis. Teiselt pool on suured. No mis sa ütleb, palju kilomeetrit kokku tuli? 250 ringist tuli meil kokku. Kõige suuremaks uudiseks oli see, et sinu rattaga olla kergem sõita kui liinarattaga. See oli ka mulle endale suur uudis. Ja see ei vasta tegelikult järjekordne peatolek. Meil on see tavaline. Tundub küll, jah. Paremat taas oodatagi. Loodame jälle Taneli nutiäpi peale. Jälle see sama sara. Rikter, mis on olnud see nii kõige meeldejäävam hetk alguses siiamaani? Neid hetki on üldiselt palju, mis on meelde jäänud, aga kõige raskem määratus on ikkagi see, kui ma Heigo rattavatsa ronisin. Kõige teravamad tõusud ära. No jah. Mul on terve see reis jäänud meelde tänu mu rattale. Siim, mis sinu kõige meeldejäävam hetk on olnud? See sama see esimese päeva viimane tõus Heigo rattaga. Nii valusalt, et jala läksid krampiga. Riina, räägi, mis on juhtunud su kätega. See jääb kaartanud. Issand, kui punased need on. Väike, valus, paistis. Kristof, see on mingi slow motion, mingisugune värk.
mis sõna? Päris hea. Seda on sinu esmamuljed sellest palju räägitud paadist. esmamuljed on raskesti sõnades nagu kandavad. Nii veel, et nööre. Sa tead, milliseid nööre sikutada pulipüsti läheks? Tead, ei ole tegelenud ega ei mudeleid kokku pannud ega üldse nagu teooriaga tutvunud. Aga mina kui teada tutvun alati teooriaga. Politsei on meid kogu reisi taga ajanud. Lõpuks on meie paati kohal.